öeldakse, et raha eest õnne ei osta. Tahaks vastu vaielda. Ma praegu ostsin. Maksin 37 €, et rentida kogu lohevarustus ja no mega happy nagu. Ja siis vaatad need inimesi, kes sulle vastu surfavad, on ka nagu mega happy. Kõigil kriips kõrvuni. Ehk siis siin on ju elav tõestus, et raha eest saab ikkagi õnne osta. Ja tead, ma olen kuulnud seda, kuidas öeldakse, et mis sul häda, et sul on see ja sul on teine ja... Aga teate, mis? Ma kasvasin üles maal Kuressaarest väljas. Iga hommiku kõndisin, tegelikult bussiga läksin kooli, aga jala kõndisin tagasi või siis hääletasin. Ja kogu aeg nagu unistasin, et tahaks kuskile kõrgemale ja kaugemale ja nii edasi. Ja minu see stardipositsioon oli umbes selline, et kõik oma esimesed 18 eluaastat elasin ma oma vennaga koos elutoa diivanil, sest meil oli 2-toaline korter. Oli see nuppudega telekas, nagu paljudel tol ajal oli. Oli kuiv käima, kus oli metallist selline pott, kus sa said vaadata, mis seal siis all ujub. Talvel seal käies tuli nii külm, et sitt külmus ka sinna selle poti külge kinni ja siis pidi tooma sooja vett, et siis selle lahti saada ja alla. Ja siis minu stardipositsioon oli selline. Nüüd kui mõelda, et kus on siis teie stardipositsioon, punkt 1, teil on telefon, millega te saate seda storyt vaadata. Punkt 2, olete ilmselt kuskile jõudnud. Ja kindlasti on see stardipositsioon parem kui diivani peal elada kuskil kaetoalises puuküttega korteris, kus sa pidid vee ise tooma ja solgi välja viima. Nii et see on kõik teie otsustada, kas te tahate elada õnnelikult või mitte. Mina otsustasin, et mina tahan. Nii et sellepärast ma tulin seda surfama. Aga nüüd tööle tagasi. Objekt ootab terve hunnik firma töötajaid. Nii et kohtumiseni jälle.